hommikust, ma teen oma sammud ära. Ja siis räägime edasi. Täna 3 kilomeetrit praegu homme, ülejäänud ma siis teen, ma arvan, õhtupoole. Ja nädala keskmine tuleb ilusti 12 000, nii nagu on ette nähtud. Alla selle ei tule kunagi, üle selle võib ikka tulla, aga alla mitte kunagi, sest kuulama treenerit ja tulemused on nii kõige paremad. Ma teen endale näo pähe ja siis ma lähen hommikust sööma, siis mul on kliendi kõne ja siis mingi aeg sõidan Haapsalu poole. Aga tere tulemast minu tänasesse vloogi. Eile mul jäi vahele, aga teeme siis täna. Ja ajan lihtsalt juttu natukene fitnessi teemal ja vaatame, mis täna veel rääkida on. Pühapäeva hommik ja natuke siis võib-olla lihtsalt räägin, kuidas mul on läinud. 2 nädalat olen seda dieeti teinud. Ma hakkan kohe hommikusööki ka tegema. Mitte midagi erilist ei ole. Kes Instagramis mind jälgib, siis teab, mida ma söön. Ma söön kaerahelbeid, muna, marju, tumedat šokolaadi hommikuti. See ei olegi mitte mingi spetsialit. Ongi võimalikult lihtne toit, mis toimib ilmselgelt, sest 2 nädalaga olen kaalugraafikus ilusti treeneri jutu järgi. Et mina nagu ei tea täpselt, kuidas tema arvestab, palju mul kaal peab langema. Aga alustasime suht karmilt kohe, sellepärast, et dieet on kiire ja juba aprilliks on vaja vormis olla. Aga ise ma seda tahtsin ja on olnud küll selline tunne, et ma olen dieedil. Aga ma teen hommikusöögi ära ja siis ma saan edasi rääkida, sest mul on päris kiire juba. Mul on siin 3 muna. Ma veel ei tea, kas ma panen nad niisama pannile või ma teen nendest mingi omletti või scrambled, ma ei tea. Ja siis on kaerahelbed, jodeeritud soola ja kaneeliga. Hästi natuke mandlijooki ka, mitte piima. Ma ajan kogu aeg seda segamini ja tahan öelda mandlipiim, tegelikult on mandlijook. Aga ütlen mandlijook, siis muidu keegi tuleb kohe mulle ütlema, et see on mandlijook, mitte mandlipiim. Marjad ja tume šokolaad ka. See saab kohe otsa, pean uue hankima. Ja siis ongi kõik lihtne selline toit. Lihtne maitsev ja toimib. Hästi mugav, et treener ütleb mulle kogused ette ja mina lihtsalt kaalun ära ja ei pea ise mõtlema mitte millegi peale. Palju mingeid kaloreid või mis iganes selleks, seda vaja teada on. Kuigi olgem ausad, ma tegelikult peast enam-vähem juba tean neid kaloreid, aga mitte nüüd nii päris täpselt ka. Mulle meeldivad tegelikult mustikad rohkem, aga mustikad on praegu otsas ja ma ostsin endale kilo figurata neid vaarikaid. Nüüd ma pean siis neid sööma, aga millegipärast jah, praegu need vaarikad ei ole hetkel nii lemmikud, aga ma söön nad ikkagi ära. Nendes on häid kiudaineid ja väga kasulikud ikkagi, nii et ei ole hullu. Ja munad ma ei viitsinud teha mingit omletti, ma lihtsalt panin pannile. Tegelikult jätan kollase tooreks ka, nii mulle meeldib. Mul tuli just meelde, ma pidin tegema veel 2 munavalget ka siia juurde, kuna mul telefon on ju filmib. Mul ei olnud võimalik vaadata seda menüüd, mul läks meelest ära lihtsalt, aga praegu tuli meelde, mul oli vaja ja 2 munavalget, nii et ma teen 2 munavalget ka veel siia juurde. Nii, hommikusöök on olemas. Ja jõuan veel natukene vaadata Masterchefi ka, sest ma eile ei vaatanud ja ma ei teagi, kas täna siis on finaal. Äkki Dimitri võidabki. Ma ei tea, ma pole vaadanud, kes võitis või kellel kuidas läks, aga juba suren nälga. Nii, mul sai kliendi kõne tehtud, mul on natukene aega. Enne kui ma Haapsalu sõidan, et Haapsalus mul on täna siis mind kutsuti podcasti. Hanna, minu armas klient, alustas oma podcastiga ja minul on au olla vist esimene või teine külaline. Ja räägimegi täna lihtsalt minust, minu
teekonnast, fitnessis ja kõigest sellest ja eks siis saate kuulda peagi seda podcasti, ma usun. Kui nüüd natukene minu dieedist rääkida, siis siiamaani on selles mõttes plaanipäraselt läinud, aga üllatavalt raske on olnud. Mul on esimesed 2 dieeti, mis ma teinud olen, see on mul 3. võistlusdieet, on kuidagi kergemalt alanud, aga see on ka seetõttu, et esiteks mul on olnud suurem kaal siis, mul oli praegu läksin suht madala kaalu pealt tegelikult dieedile. Mul oli kindlasti suurem kaloraas esimestel kordadel ja siis oligi see üleminek tavaelust dieedini oli kuidagi lihtsam. Nüüd, kuna dieedi pikkus on lühem, vaja kiiremini vormi saada, siis panime ka kohe hoo peale. Kuigi ma olen isegi üllatunud, et mul ei ole veel kardiot eraldi peale trenni, et sammud on 12 000 päevas ja eks see toitumine jah, et ta on kindlasti madalam kui ennem oli, et peab ju olema, ma pean nüüd rohkem defitsiidis ikkagi toituma. Aga lihtsalt mul on ka võib-olla see kooli ja töö asi praegu ootamatult, mitte pingeline olnud, aga ootamatult palju tööd on, et ma olen alati mõelnud või alati on ka olnud, et pigem enne jõule on rahulikum, aga nüüd inimesed, ma kiidan kõiki, kõik on nii terviseteadlikumad ja kõik tahavad juba paremasse vormi, et just enne jõule mul päris palju tulnud kavade tellimusi, minu programmidega on liitutud ja mul on kuidagi nagu nii palju tööd on, pluss kool ja eksamiperiood vaikselt, pluss see dieet ja ongi võib-olla kõik need asjad kokku, ma pole väga hästi maganud ka, et juba enne dieedi algust mu uni oli selline imelik, et eks see pime aeg ja selline aeg ka mõjutab kindlasti. Ühesõnaga, ma ootasin hoopis teistmoodi kuidagi seda dieeti enesetunde koha pealt. Tegelikult mul on olnud suht, selline, ma ei oska seletada. Kes teab, see teab võib-olla. Nagu sellist energiapuudust nagu otseselt ei ole nii hullu, mis on siis, kui su keha on juba väga kuiv, aga võib-olla ongi selline pingelisus on peal, et mõni päev on kõht ikka oluliselt tühjem ja teine päev on kuidagi kergem. Midagi hullu ei ole, aga võib-olla ootasin natuke teistmoodi, samas kui ma praegu tagantjärgi mõtlen, siis tegelikult midagi hullu ei olegi. Ma üritan alati hästi positiivselt mõelda. Meeldib selle tervisliku hästi sellise puhta toitumise, regulaarse toitumise osas on see, et jah, isegi kui kõht on tühi, siis ei ole mingeid rõvedaid isusid. Mul näiteks, kui ma toitun hästi regulaarselt ja ei söö üldse suhkrut, siis magusaisus on täiesti null. Mitte absoluutselt, isegi kui mul kõht tühi, siis eks ikka meil ka siin kodus vedeleb praegu, Kaspar sööb ka mingeid magusaid asju vahest. Absoluutselt ei isuta, mul pole mingit probleemi vaadata mingit kooki, pakkuda külalistele kooki, endal samal ajal võib-olla ongi juba kõht tühi, on ju. Mul ei käi nagu neele või sellist nagu tungi selle maguse järgi, et mul pole nagu sellist asja ja see on hästi hea tegelikult. Nüüd ütleme ausalt, ega inimesele ei tule kahjuks see, kui ta ei söö üldse suhkrut. Olgem ausalt, tegelikult see suhkru liigtarbimine on nagu väga suur probleem ja väga suur ülekaalu põhjustaja ka ja üleüldse stressi põhjustaja ja kõikide probleemide põhjustaja. Ja selles osas on mul nagu ülihea. Kui mul ongi isu, mul on isu oma tervisliku toidu järgi ja see on mul aastatega kujunenud ka ja ma olen selle üle väga tänulik ja mul on väga hea meel, et kui mul on kõht tühi, siis mind isutabki täitsa tavaline kana või mingi muna või kodujuust, mind ei isuta rämpstoit mitte üldse või selles mõttes ja mul on, kui dieet on kerge, et mul ei ole magusaisusid. Veresuhkur on hästi stabiilne, ma tunnen, mul ei teki energy crash'e. Üks asi on jah see, kui sa oled lihtsalt väsinud, aga teine asi see, kui sul kõigub see energiatase, et mul sellist asja ei ole üldse. Trennis jõudu on, selle koha pealt pole üldse probleemi ja pigem olen raskusi juurde pannud ja naudin igat trenni. Mul on 4 jõutreeningut nädalas. Ma tahaks isegi võib-olla rohkem käia, mulle väga meeldib ja hommikused trennid on eriti mõnusad. Pea ka töötab, et ei ole midagi sellist brain dead, ma ei ole, brain fog'i mul ei ole, tahtsin öelda brain frog. Kuna mul on kaal ilusti langenud ja ma olen ilusti graafikus, siis ma saingi järgmiseks nädalaks endale ühe refeed'i päeva, ehk siis ma saan süüa rohkem kaloreid, rohkem toitu ja ma valisingi, treener ütles mulle, et ma ühe päeva valisin, ilmselgelt ma valisin 24. sest siis meil on suurem jõuluistumine
abikaasa Kaspari perega ja ma saan siis korralikult süüa, aga ma söön ikkagi oma toitu. Ma ei tahagi mingit verivorsti või mingit rasvast seakarbonaadi, absoluutselt mind ei isuta see. Mulle nii meeldib oma toit ja ma teen endale mõnusa kartuli, kana, köögivilja toidu ja teen endale kõrvale mingi väikse browni, sellise tervisliku, väga helbed muna, toorkakao ja marju sisse tumedat šokolaadi. Ja ma tõesti olen selle üle väga tänulik, ma ei isegi tea, kas ma jõuan kõik ära süüa, mis mulle anti, aga kasutan võimalust, söön ära kindlasti. Millest on natuke kahju, ma tahaks võib-olla natuke veini juua, et mulle selline vein ikkagi meeldib, aga samas ei ole ka midagi hullu. Pokaali punast veini võtaks küll, aga alkohol ei ole dieedi ajal hea. Pärsib rasvapõletust ja ma ei taha seda kuskil kaloraasi ega midagi mahutada, et ikkagi oma tervislik toit, lihtsalt suuremad kogused ja ma olen selle üle väga õnnelik. Aga mitte midagi juhtuks ka, kui ma oleks oma tavapäraste koguste juures ja teised jõuluistumised tulevadki sellised ja aastavahetus ka. Absoluutselt pole kurb või mul ei pea kaasa tundma, ma ikka vahepeal saan sellist suhtumist, ikka kuskile lähed, no vaesekene, sa ei saa midagi süüa. Esiteks, ma saan süüa tervislikku ja tasakaalustatud toitu, et mis siin halba on. Ja minu jaoks võib-olla toit ei ole ainuke asi maailmas, et kui on üritused, siis ma pigem naudin seltskonda, head juttu ja see toit ei pea olema alati osa sellest. Et kui rohkem inimesi võib-olla suudaks toidumürast eemale saada, keskenduda rohkem muudele asjadele, selle söömist kindlasti vähem. Sest toit on, ma saan aru, et ongi osa seda seltskonnast ja ta on osa kultuurist ja kõigest, aga kas seda peab enda kehasse nii palju panema, et sul on halb olla ja seetõttu on terviseprobleemid hiljem, siis ma ei tea. See ei ole seda väärt, et saab nautida eluga ilma ennast üle söömata ja joomata. Ja toit ei kao maailmast ära, kõik need asjad, mida ma praegu süüa ei saa, ma saan neid süüa 5 kuu pärast ja mitte midagi ei juhtu. Elu läheb edasi. Ongi lihtne vormis püsida tegelikult, kui sa oledki sellise mindsetiga, et kõike saab süüa, aga mõistlikult, omal ajal ja pakun oma kehale head, mu keha ei ole prügikast. Lihtsalt ma olen aastatega kuidagi saad vanemaks ja lihtsalt ma saan ka sellest aru, et ma ei tahagi oma kehasse mingit kräppi panna. Miks ma peaks tahtma? Et see on minu keha. Ma vastutan selles, ma elan selles veel väga-väga kaua, ilmselt veel võib-olla 40 aastat, 50 aastat. Miks ma peaks seda mingi kräpiga toitma? Et aeg-ajalt vahest arva midagi head ikka, sellist muud asja, aga üldkokkuvõttes ma tahan ikkagi parimat oma tervisele ja kehale. Mis võistlused ma kevadel teen? Ma teen ilmselt Eesti karikavõistlused. Kuupäeva veel ei tea, kas on 18. aprilli või 25. aprilli, see veel selgub. Asukohta ka veel ei tea, ma väga juba tahaks teada, kus see toimub, millises linnas. Ja Hispaanias ilmselt ka. Aga ma arvan, et ma rohkem ei tee, et 2 võistlust piisab, kuna mul on väga kiire kooliperiood, siis ma pean isegi vist mingitest eksamitest või seminaridest eemal olema, pean järgi tegema, kas siis juunis. Ja ma ei taha ka nii ka rabeleda, et teen iga võistluse, kuhu vähegi saab minna, et mu kool on ka ikkagi oluline ja ma teen seda ikkagi for fun ja 2 võistlust on väga okei teha, ma arvan. No vaatame, kui midagi kuskil siin lähedal on ja aeg on paras ja mu kooli kannata selle all väga, siis ma võin ju minna. Teen ka lõuna ära enne, kui ma sõitma hakkan. Ja siin on mul kanakartul kuumahu fritüürist tehtud, kirstomat ja linaseemneõli ka, seda õli pole vist näha, aga natuke on 10 grammi panin seda linaseemneõli ka ja sidrunimahla. See nädalavahetus on väga huvitav olnud. Ma just rääkisin, kuidas ma lähen Haapsallu, aga Anna teatas, et tal on köha, tal on laps ka haige ja ausalt ei julge praegu riskida, sest ma ei taha kindlasti mingit viirust endale saada praegu dieedi ajal veel eriti. Ja Heile jäi meil pereüritus ära, sest temal on kõhuviirus. Täna just Hanna teatas ja mis seal ikka. Lähme teeme väljas ikkagi väikese tiiru. Lähme sõidame natuke, võtan kohvi kuskil ja ei taha koju istuma jääda. Kahju küll, et see nädalavahetus, nagu kõik plaanid läksid hoopis teistmoodi. Aga tervis on kõige tähtsam ja ei ole mõtet riskida ja
loodan, et mul ema paraneb kiiresti, Anna paraneb kiiresti ja tegelikult me juba leppisime kokku ka, et järgmine nädalavahetus siis lähen Haapsallu ja järgmine nädalavahetus lähen maale ka, nii et selleks ajaks ma loodan, on kõik terved ja saab ikkagi oma neid asjad ära teha. Tulime Lohusalu sadamasse, aga siin on megatuuline ja me ei ole kindlad, kus siin üldse kõndida võib, jalutada saab, aga lähme vaatame. Kasparil pärast tahab lägapurksi süüa, vist tal on pohmakas kergelt. Vaatame, kus saab Tallinnas kõige paremat lägapurksi. Kuulete, milline tuul on. Me mõtlesime, et teeme siin samme, aga vist jääb ära. See on minu vahepala. Suvase dieet, fuck fitness, nali. Kaspar võttis Rimist hoopis pitsat, mingit lägapurksi ma seekord ei saanud ja siis veel sellised asjad. Valge šokolaadiga, piparkoogid täidetud aprikoosiga. Ma arvan, et täitsa hea olla. Jõudsime jah koju, et ilm oli selline, et ei viitsin seal Lohusalus küll jalutada, et pärast teen samme. Ja teengi tööasju veits ja monteerin selle vlogi kokku. Käisime Rimis, vaatasime, mõned asjad olid puudud, mingid asjad on kodus olemas. Vaatasin, et avokaadod näevad head välja. Fingers, crust, et need on ka head, et ma nüüd siis jälle vahelduseks võtaks avokaado. Näiteks ongi kanariis avokaado või siis kartul kana avokaado. Ja mustikad olid jälle Rimis hea hinnaga. See pakk 4 €. Need on hästi maitsvad ka, mulle meeldivad. Ei mädane ega midagi imelikku, et hea soodukas. Ja kasutasin juhust ka, et võtsin 2 pakki mandlipiima, mandlijooki, mitte piima. Need on ka hea hinnaga alla 2 € pakk, et muidu need Alpromad vahel on üle 3 €. Aga jah, et see on ka 100 grammi kohta 14 kalorit ainult. Kasutan kohvi peal ja küpsetiste sees. Kirstomateid, üks pakk, suur pakk oli ka 1,50 ainult. Rimis olid päris head soodukad. Muna natukene, siis endale veel pre-workout jaoks kodujuustu ja seda kohupiima, need peaks säilima piisavalt kaua. Kaspar võttis keefiri, tema jääb keefiri iga päev ja seda lahjat kohupiima vanilliga ka. Siis ta sööb seda kanafilesinki, tomat on talle. See šokolaad, kusjuures ma tahtsin sealt 87 osta, aga Rimis ei olnud. Ja ma võtsin praegu 70, aga mul on enda tumedat veel alles, et tegelikult ideaalis ma tahaks tumedamat, et ma lähen mingi päev veel poodi. Banaani ja siis Kasparil ka veel siin üks haputaine pehmik, et selline väike shopping ka. Tänane päev osutus hoopis teistsuguseks lõpuks, aga vahet ei ole. Saan kõik asjad ikkagi ilusti tehtud ja parem on alati hoida pigem tervist ja mitte riskida. Eriti praegu dieedi ajal ei tahaks haigeks jääda. Täna oli nagu üks üli selline nõme olukord, kus ma tunnen, et ma rikkusin lihtsalt ühe sünnipäeva kingituse ära. Ma pidin viima ühele inimesele, kes tellis minult kinkekaardi, et oma mehele siis teha jõulukink. 20 korra personaaltreeningu kinkekaart, selle väärtus on siis 900 €. Mõtla, keegi teeb oma mehele 900 eurose kingituse põhimõtteliselt. Ja meil oli kokkulepe, et ma viin tema maja juurde selle, panen sinna mingisse mingi pakiautomaat või selline koht, ma ei mäleta, mis oli mingi parcel, mingi asi. Ja ma panin selle kinkekaardi ümbrikusse, aga ümbriku jätsin lahti, sest muidugi ei mõelnud, et ma peaks selle kinni panna. Ma mõtlesin, et võib-olla see inimene tahab ise selle ümbriku panna mingisugusesse võib-olla pidulikumasse või jõulupärasesse ümbrikusse, mis iganes. Jätsin selle ümbriku lahti ja mõtlesin, et kirjutan talle, et ma viisin ära, et äkki ta kodus võtab siis kohe ära. Mees oli kodus, naist ei olnud ja ta just nägi, kui ma panin selle. Ja kohe sekundi pealt ta just nägi, et keegi pani midagi sinna pakki. Läks, võttis selle ära, avas selle ja naine võttis just koju ja mees oli juba nagu selle ümbriku lahti teinud, vaatama, mis seal sees on. Ja oligi see, et see oli see jõulukink nii-öelda, mille ta sai siis mitu päeva varem kätte. Ja mul oli nii halb tunne, esiteks ma oleks pidanud panema tegelikult selle ümbriku kinni. Ma oleks võib-olla pidanud peale kirjutama, et kellele see suunatud on, et see mees seda lahti ei teeks, siis ma põhimõtteliselt rikkusin jõulukingituse ära, kus mul oli nii halb enesetunne. See naine oli muidugi väga nagu selles suhtes chill, aga ikkagi
ilmselt tal väga hea meel ei olnud, et ma niimoodi panin selle sinna, et võib-olla oleks pidanud paremini selle organiseerima, aga ma ei mõelnud, et kohe see mees läheb ja võtab selle ära ka, et ta teeb selle kohe lahti. siis mul oli nagu okei, milline kokkusattumus, no. Aga ei ole hullu, et see nagu veits vahepeal tõmbas tuju alla lihtsalt endal nagu loll tunne, et oleks võinud paremini selle organiseerida ja panna ümbrük kinni kasvõi vähemalt. Aga kõik korras ja mees on väga excited, et elus esimest korda saab peratreeneriga trenni teha, nii et rikkusin küll natuke jõulukingituse ära, aga pole hullu. Elame edasi, elus on suuremaid probleeme, aga üldse tahtsin ka veel lõpetuseks, et see tänane vlog on selline random vlog. Tegelikult ma mõtlesin, et ma filmin seda, kui ma Hannaga podcastis olen, räägin temaga natukene, võib-olla paar sõna juttu, võtan tema ka oma vlogi. Aga jah, juhtus nii, et siis see tänane video tuleb selline väga random, aga mu elu ongi selline väga tavaline ja võib-olla on ikka tore kellelgi vaadata, mingeid mõtteid koguda. Ma tahtsingi seda öelda, et ma olen tähele pannud, et nagu ma ütlesin ka ennem, et hästi palju tööd on kuidagi, et kliendid ja inimesed on väga terviseteadlikud ja järjest rohkem inimesed tahavad investeerida oma tervisesse ja mille üle mul on nii hea meel ja ma tunnen ka, et ma olen äkki saanud olla kuidagi osa sellest, et ma olen saanud mõjutada, inspireerida, et paljud mulle kirjutavad ka Instagramis, et tänu minule on nad hakanud võib-olla paremini toituma või saanud motivatsiooni selleks trenni teha ja ongi minult kas kava tellinud või midagi, et see on neile kasu toonud ja praegu ka järjest rohkem inimesi pöördub minu poole ja ma loodan, et ka teiste võimaluste poole, kuidas siis ennast ikkagi hoida oma tervist, sest selline tervislik eluviis nagu trenni tegemine ja tervislik toitumine ei ole ainult see, et ma tahan olla sale või six-pack väljas. See pole absoluutselt see. Sellest hetkest, kui sa sellest aru saad, mille jaoks sul tegelikult on vaja trenni teha ja tervislikult toituda, siis võib-olla muutub ka see motivatsioon seda teha ja see järjepidevus seda teha nagu oluliselt paremaks. Sest mul on tunne, et väga paljudel on ainult fookus ja ma tahan kaalu langetada, ma pean nüüd trenni minema, issand jumal, ma pean trenni minema, sest mul on vaja kaalu langetada, ma olen ennast 10 kilo paksemaks söönud. Ei, see kaalu langetus ja võib-olla selline füüsiline vorm on boonus ja muidugi see on ka hea eesmärk, aga tegelikult meil on vaja lihaseid tugevdada ja lihastrenni teha ja ennast liigutada. Praegu kui on nii palju istuvat eluviisi, on palju stressi ja pingeid ja meil on nagu vaja seda tegelikult tuleviku nimel ka ja ma arvan, et ma ei pea hakkama seda rääkima, miks meil on vaja tugevaid luid ja liigeseid. Ma arvan, et igaüks saab sellest aru, miks see kunagi väga vajalik on. Ja üldse ainevahetuse mõttes ka, et kui sa ei taha kunagi endale rasva kiiresti koguma hakata seal 45-50 pluss vanuses, siis on vaja lihasmassi selleks. Lihasmassi ei tähenda seda, et sa oled suur nagu Arnold Schwarzenegger, vaid lihtsalt see, et sul on tugevad lihased ja sul lihasmass hakkab niikuinii vähenema kehas mingi hetk, kõigil hakkab. Et siis kui seda jääbki liiga väheks, siis lihas on aktiivne kude. Hoiabki ainevahetustöösse meie kalorite põletamise masin reaalselt. Kui sa tahad ikkagi olla inimene, kes saab süüa rohkem ilma, et see kaalu mõjutaks, et iga väike amps paksuks teeb, siis tee lihastrenni ja see vormibki kehatrimmi. Kõik ütlevad, et tahavad trimmi ja siis käivad jooksmas. See jooksmine sind küll trimmi ei aita. Lihast on vaja arendada ja tugevdada, see teebki trimmi. Ja mul on hea meel, et paljud on sellest aru saanud ja paljud tegelevad sellega, investeerivad sellesse. Ma just tegin ka oma selle uue programmi ja näen, et selle vastu on suur huvi ja kahjuks ma rohkem ei saagi sinna midagi juurde võtta, sest mul ressursid on piiratud, aga mul on hea meel, et ma olen saanud mõned inimesed võtta ja ma saan nendega koostööd alustada. Ja mul on nii äge näha, kui motiveeritud ja nii tublid ja tõesti, et isegi kui mul niisama kirjutatakse vahepeal, kes ei ole minu kliendid, siis on hea meel, et võtaks huvi, aga kliendid on alati minu prioriteet, et mul ei ole võimalik kõiki lihtsalt kogu aeg tasuta nõustada ja nõu anda, sest nagu ma ei tea tema tausta ja sest väga palju asju oleneb, et kõik need kaalulangused, mis trenni tegema peaks või palju sööma peaks, mida sööma peaks, see nii palju oleneb tegelikult, et selline personaalne lähenemine on alati kõige parem, et kui ma
nagu igale ühele pikemalt hakkasin vastama hästi põhjalikult, mul lihtsalt tuleks ka aega oma klientidega tegeleda. Kui sa oled minu klient, siis ma saan ikkagi sinu kohta rohkem infot, ma saan põhjalikumalt tegeleda, personaalsemalt. On hea meel, et küsitakse ja kui mul vähegi aega on, ma vastan, kui ma mõnikord vastan kaua või ei ole üldse vastanud, siis ei ole üldse sellepärast, et mul on suva või pahatahtlikult. Lihtsalt ei jõua seal Instagramis alati nii põhjalikult kõike teha ja mõned kirjad kaovad ära, uued tulevad peale ja vanad kaovad ära ja ei jõuagi kõikide kirjade. Inimesed hindavad rohkem juba seda puhast toitu ja tervislikku toitu ja tahavad teha paremaid valikuid. See on ainult hea. Ravimid lihtsalt leevendavad võib-olla mingeid sümptomeid ja võib-olla ajutiselt aitavad. Tegelikult me oma elustiiliga saame väga palju oma tervist mõjutada ka. Ja alati on mõistlikum ikkagi pigem teha seda elustiiliga kui keemiaga. Et me võime endale süstida igasugu asju sisse ja igasuguse ravimeid võtta, aga kui ma oma elustiili ei muuda, siis see ei lahenda tegelikult seda päris probleemi. Ja kõike saab tasakaalus nautida ja nagu minagi elan ju tegelikult oma elu samamoodi ju niimoodi, et ma ju tegelikult näete ju, ma joon vahest veini, ma söön vahest kooki ja käin väljas söömas, et kõike saab, lihtsalt ma olen leidnud selle tasakaalu ja järjepidevuse ka. Kui sa ei taha kogu aeg otsast alustada, et jälle omadega nullis olla, siis lihtsalt tee midagi järjepidevalt, et võtagi endale see elustiiliks, mitte nii, et jaanuaris-veebruaris käid 2 kuud trennis ära ja siis ülejäänud aja ei viitsi ja siis detsembris aasta lõpus avastad, et ikka peaks nüüd jälle uuesti alustama, et hoia kogu aeg seda trennirütmi sees, ka suvel. Suvi ei ole ka see, et on suvi, ma puhkan. Miks suvi on just ideaalne aeg, et trenni teha ja väljas liikuda. Võtke see endale nagu harjumuseks, elustiiliks nagu hammastepesu või mingi muu tegevus, mis on teile hea ja siis te näete neid päris tulemusi. See võtabki aega, need tulemused ei ole nii kiired, kui sa seal teed mingi hullu näljadieedi ära ja võtad kiiresti võib-olla 10 kilo alla, aga tulevad ka kiiresti tagasi need kilod. Ma arvan, et kõik teavad seda, kes on neid kiirtieete teinud, et see ei ole jätkusuutlik, sa ei suudanud igavesti näljutada ja mis saab edasi. Kui kiirtieet läbi saad, mis sa siis teed? Ja kui sa nagu vähegi mõistad seda organismi toimimist, ainevahetust, toitainete imendumist, siis sa saad aru tegelikult, kui palju toitumine mõjutab meie tervist ja kehakaalu langust ka. Proovime teha ikka paremaid valikuid enda tervise heaks. Ja muidugi hea füüsiline vorm on ka alati boonus. Ilus füüsiline vorm, kes ei tahaks siis ennast enesekindlalt tunda. Ma siis tänaseks lõpetan ja midagi muud tarka ma rääkida ei ole, et järgmine nädal äkki ma saangi teid sinna podcasti kaasa võtta, kui ma lähen ikkagi Haapsallu. Jälle kokku võtta dieedi, siis on mul 3 nädalat juba tehtud. Mingi hetk peaks võib-olla vormipilte ka tegema. Praegu pole treener, kusjuures ma peast isegi küsinud vormi videosid või pilte, sest ta on mind näinud ja teeme juba 3. korda koos, et ta juba teab enam-vähem, mis seis on. Pigem võib-olla siis, kui mul on kaalu rohkem juba alla läinud, siis on mõistlik vaadata, kui palju mul kuivemaks keha läinud. Praegu niikuinii on veel vara veel, ega ta ei ole mingi 2 nädalaga siin kuivemaks läinud väga, et eks ma ise tunnen küll, et natuke õhem on olla, aga see ei ole kuskilt veel eriti nii väga paista. Sest mu ennem ei olnud ka ju kaal nii suur. Nädala keskmine tuli mul 55,9 vist. Ma alustasin 56,8 pealt äkki või. Ma ei mäleta, midagi sellist oli. Esimene nädal mu kaal ei langenud põhimõtteliselt üldse vist. Nüüd see nädal on langema hakanud. Aga mul esimene nädal oligi raske nädal, sest mul hakkasid päevad kohe täpselt dieedi alguses. Hakkasid nädal aega varem, kui pidid algama. Ja kuidagi keha hoidis vett nii kinni ja olingi veits paistes ja ma teadsin, et see kaal ei lange. Ma imestan, et ta isegi ei tõusnud. Kusjuures see oli nagu väga huvitav, et mul ei tõusnud kaal üldse. Nagu tavaliselt ikka viskab mingi kilo ülesse või 1,5 kilo isegi. Täitsa normaalne, et mõnel viskab 2 ka. Mul ei tõusnud, mul jäi ta samaks. Ta ei langenud, aga ta ei tõusnud. Et selles suhtes ikkagi see toitumine, et see toitumine nii puhas ja tervislik on, et see aitab, et kõige hullem asi, mis naised endale teha saavad päevadel, on see süüliselt kräppi endale sisse mingit suhkrut ja asja, mis nagu teeb olukorra veel hullemaks, et kui sa tahad rohkem süüa, söö tervislikku toitu, aga just selline suhkru ja rämpsu söömine on siis sel perioodil tegelikult teevad need sümptomid ainult hullemaks ja siis selle kaalutõusu ja kõik, mis sellega kaasa. Mõistlik on alati ikkagi tervislikult toituda. Aga tänaseks kõik. Ma loodan, et teil oli tore kuulata, näha minu tänast täiesti suvalist random päeva. Ja järgmise korrani, kui teil on mingeid küsimusi või kommentaare või ettepanekuid, siis kirjutage mulle. Ja järgmise korrani, tšau!